Tere kuulama meie iga neljapäevast äriõiguse nõuannet. Seekord annan ühe soovituse olukorras, kui te annate laenu ja kavatsete laenu tagamiseks seada võlgniku varale kommertspandi. Millega selle juures tavaliselt ei osata arvestada, on üürileandja pandiõigus. On ju nii, et enamik ärisi tegutsevad üüripinnal ja seaduse järgi üürileandjal tekib üürilepingu sõlmimisega pandiõigus kogu üüripinnal asuvale üürniku varale. Ja läbi erinevate normide rägastiku jõuab seadus tulemuseni, et kommertspant ei ulatu sellele varale, millele laieneb üürileandja pandiõigus. Nimelt üürileandja pandiõigusele kohaldatakse vallaspandi sätteid ja seaduse alusel tekkinud vallaspandile käsipandi sätteid ja kommertspandi seadus ütleb otsesõnu, et kommertspant ei laiene varale, millele laieneb käsipant. Nii et kui te olete saanud võlgnikult laenu tagamiseks kommertspandi tema varale ja ta jääb teile võlgu ja on võlgu ka üürileandjale, siis üürileandja saab oma raha ennem kätte selle vara arvelt ja siis alles teie oma kommertspandi arvelt, kui selleks raha jätkub. Ja võimalus, kuidas sellest dilemmast üle saada, on see, et kui mõni üürileandja on sellega nõus, siis te lepite temaga kokku, et ta loobub oma seadusjärgsest pandiõigust teie kui kommertspandi pidaja kasuks. Kuulake meid jälle järgmisel neljapäeval.